Bella, mida sina võtad kaasa siit Soome festivalilt? No tegelikult see festival oli muidugi imeline, see koht siin, kus me praegu oleme. Solbacka on selline imeline koht keset loodust, kus siis kõik need majad, saunad on ise ehitatud, et siin on see Charlie siis, kes on kuldsete kätega mees ja kes siis on ehitanud selle imelise Dragon Templi, mis on selline saal, kus toimuvad erinevad töötoad ja workshopid. Et see on lihtsalt imeline, see on hästi looduslähedane eluviis siin, keset metsasi, põlde ja keset imelisi järvi. Et minu isiklik väga sügav kogemus oli ka see, et me saime juurtas magada keset metsa ja käia paljalt mustikaid söömas ja kuidagi see tuul ja need looduse hääled ja need kuked, kes hommikul kirevad ja kanad, kes sealt vabalt ringi jooksevad, et see lihtsalt on nii imeline ja juba see täidab tegelikult nii palju selle praanaga, et need töötoad on ka väga olulised, aga just võib-olla ma sain taas kontakti selle loodusega, mida ma väga-väga igatsesin. Väga mõnus festival. Aha. Selline perekonna tunne on. Ja kogukonnas elamine on olnud ammu minu unistus. Siin me oleme saanud nüüd elada mõned päevad ja väga lahe kogukond on siia Soome metsade vahele kogunenud. Palju on välismaalasi, palju on selliseid hästi loomingulisi inimesi ja nad kõik on nagu sellised tantralaid. Mõnus. Mis oli su lemmiktöötuba sellest festivalist? See oli mu lemmiktöötuba. Mulle tegelikult meeldis tantsida. Et siin oli sellist šamanismi, siin oli palju tantsu, palju oli kehatööd. Et tegelikult ongi need täpselt need asjad, mis mind kõnetavad ja ma sain kõike seda kogeda. Et need olid hästi lihtsad, hästi südames, aga kuidagi nagu puudutasid seda hinge väga sügavalt, et aga kõige põnevam. Ma ei oskagi seda välja tuua. Need olid võib-olla see viimane töötuba, kus me tegime siis massaaži ja kehale massaaži, et Petra on ka tulemas meile tantrafestivalile seda õpetama ja see oli kuidagi hästi ilus ja läks hästi südamesse. Ma ei tea, võib-olla see viimane. Ja mis on sinu jaoks kõige suurem elamus, mis sa siit festivalilt endale kaasa võtad? Ma arvan, et kõige suurem elamus oli meeste ring, kus me tegime võimsat pranayama harjutust ja sellele järgnes minu poolt juhitud meditatsioon ja me lihtsalt niimoodi trippisime meeste ringis sellises tugevas ühenduses, et lihtsalt see oli nagu hästi julgne ja vägev kogemus. Ja muidugi meie töötuba sinuga, mis me tegime reedel, on hästi ilus. See oli sellises hästi ilusas energias. Ja mis sulle meeldis kõige rohkem selle juures? Kõige rohkem on meeldisid need õnnelikud inimesed selles töötoas. Me vaatasime neile silmast, need kõik särasid ja naersid ja soomlased on muidu väga sellised konservatiivsed ja introvertsed inimesed. Aga praegu me nägime, kuidas nad avaliselt tuli selline sügav rahutus ja selline rõõm tuli nagu nende ilmetel, et seda oli nagu väga ilus vaadata, et me tegime imelist tööd. Kas sa leidsid ka omale sõpru siit festivalilt? Jaa, ikka siin on väga toredaid inimesi, nii eri rahvusest, erineva taustaga inimesi ja mul hästi inspireeris, et need inimesed jagasid oma lugusi, sellised hästi ilusaid isiklikke lugusi ja selline õhkkond oli selline hästi kokkuhoidev, hästi maandatud, hästi selline earthy energia oli siin, et see keskkond ka tegelikult toetas seda. Ja inimesed olid hästi avatud oma lugusi jagama ja selline kohe esimesel päeval tekkis selline perekonnatunne, kus me olemegi koos ja teemegi koos põnevaid asju ja naudime seda ilma ja seda loodust ja üksteist. Ja
Aga kui sa võrdled Eesti tantrafestivali ja nüüd seda Soome festivali, siis kuidas sa hindad inimesi, nagu, kui avatud inimesed siin Soomes on võrreldes näiteks eestlastega? No ma tegelikult ei näegi suurt vahet, et inimesed on kõik igal pool inimesed, et kui sa teed neid praktikaid, siis me lõpetame kõik alati südames. Ja südameruum on alati selline soe ja sõbralik ja seal ei ole enam selliseid piire ja seal ei ole enam oluline, mis nahavärvi keegi on või mis kultuurist ta tuleb. Kui me oleme südames, siis me oleme kõik üks. Seetõttu ma isegi ei näe vahet, kas ma käin festivalidel Venemaal, Soomes või Eestis või ka Ameerikas. Kõik inimesed on mõnusad, kui nad on õnnelikud. Mida sa võtaksid sellest festivalilt kaasa meie tantrafestile Eestisse augustikuus? Mida ma võtaksin kaasa? No kindlasti igast töötoast sain mina vähemalt erinevaid selliseid mõtteid või nippe, mida kasutada. Kuidas inimesed ruumi hoidsid, kuidas õpetajad ruumi hoidsid, kuidas nad seda ruumi tunnetasid, kuidas erinevaid massaaživõtteid, mida me siin õppisime. Jah, kindlasti me kasutame mõningaid neid võtteid, mida me siin kogesime ka oma töötubades ja Eesti tantrafestivalil. Aitäh sulle, Bella. Su silmad on muutunud selle festivaliga. Väga elusaks ja säravaks. Ma arvan, see ongi nüüd muutunud. Aga aitäh sulle selle... Aitäh sulle. Jaa.